Head linnandused, head ütenduskaaslased, linnakülalised, mul on erakordselt hea meel, et teil on siia nii palju kogunenud. Palun pilgud pöörata sinnapoole, kus juba laulu ja tunnid tikub. Siin, sellel platsil on laulupidusid peetud alates 1931. aastast alates. 1931. aastal juhtus Viljandi linnas mitu väga tähtsat sündmust. Lossimägedesse toodi rimpsild, vana raekoda ehitati ümber selliseks, nagu ta täna meil on, ja laulupidusid hakati pidama siin. 31. aasta on üks tähtis aasta, mida meeles pidada. Mida arvate teie uuenenud Viljandi laululavast? Väga ilus, ilusti valgustatud, ilus. Iga uus asi on ilus asi ja kõik objektid ei pea olema ühesugused, et ta ei ole kaarega, mul ei ole midagi selle vastu, et ta näiteks on neljakandiline, nii et öeldi nii, et Nõukogude ajal kõik majad olid ühesugused, karbid ja ühtemoodi, tähendab, nüüd on huvitav, et on leitud erinevaid lahendusi. Väga ilus on, ilus, kena, see on tore küll. Kaasaegne arhitektuur, mis arvestab ka keskkonda. Minu meelest siin on seda arvestatud. Enne oli kogu aeg nagu natukene midagi puudu. Et siin oli küll trepistik, aga puudus igale lauluväljakule nii väga vajalik kõlakoda, eks. Nüüd on ta olemas ja imeuhke saanud. Et mitte ainult uhke see näha, vaid ka väga hea kõlaga, nagu veenduda võisime. Võrreldes muidugi sellega, mis siin enne oli, on mulje ikkagi väga võimas ja ilus. Ja ennekõike ma usun, et neid kõlalisi võimalusi oskavad hinnata ja kasutada just lauljad ja pillimängijad ja tantsijad. Ja nüüd ma näen ikka sellist kontserdilava, mis on looduses vabas kohas. See on jah, nii nagu ma olen täiesti selline vaba siis ikka olemise pühakoda või tark, ilus ja vajalik asi.